kuraadile. Andrus Veerpalu, miks te ennast ajakirjanduse eest varjate? Ma ei varja ennast ajakirjanduse eest. Ma varjan Jaak Mae eest. Miks te ennast Jaak Mae eest varjate? Noh, ma jätsin suusatamise maha, kohe päris maha, lõpetasin, tegin lõpparve. Ja noh, mõtlesin tegelen millegi muuga. Aga Jaak Mae tahab mind sellesse suusatamise mülkasse tagasi tõmmata. Ta käib kogu aeg mu akna taga, isegi suvel. Hüüab, et Andrus, tule õue, läheme suusatama. Aga mina ei taha enam suusatamisega tegeleda, sest ma tean, et sellest saab tugeva sõltuvuse, kuhu kiskus mind Mati Alaver. Nii, kuidas see juhtus? Noh, see oli niimoodi, et aastaid tagasi Otepää kultuurimajas oli diskoõhtu ja diskor oli Aivar Pilve. Ja me olime Jaak Maega seal ja äkki tuli meie juurde täiesti võõras mees. Ja ütles, et poisid, et mis te niisama omavahel hinge kinni hoiate võiduveks, tulge parem trenni ja saate sellise laksu kätte, et katus sõidab. Ja see mees oli siis Mati Alaver? See oli Mati Alaver, just. Me olime seal klubis, kutsus meid, poisid, lähme õue. Kutsus seal kultuurimaja nurga taha, siis tal oli paar visusuuski, ütles, et nii, poisid, pange alla. Kohe niimoodi jõhkralt ütle, pange alla. Kepid ka? Ikka. Nii, mis edasi sai? Edasi, noh, panime suusad alla. No ausalt öeldes, esimene kogemus, ma mäletan, see oli väga halb. Oksendasin. Ma hakkasin kohe nagu, esimene tõuge oli, kohe hakkasin oksendama, no lõpuni välja. Aga siis Mati Karlovitš lootas, et varsti hakkab parem ja tegelikult, noh, varsti hakkaski päris hea oli tegelikult juba. Kust te suusatamiseks lund saite? No kindral, see tähendab Mati Karlovitš, nii hüütidega, kindral. Kindral organiseeris, et ma ei tea, kus tema sai, Tehvandil ta kuskil sai. Pärast ta võttis kampu ühe Saksa arsti ja see tõi kohe Volkswageni väikse bussiga tõi lund kogu aeg, et ei olnud sellist momenti, et lumepuudust ei olnud. Aga kuidas teil siis lõpuks õnnestus suusatamine maha jätta? No vot, see ongi väga raske tegelikult, et kui sa sõltlane juba oled, et ärkad iga hommikul üles ja vasardad peas, kordad juba, et no, mina olen Andrus Veerpalu, mina olen olümpiavõitja. No see nõuab meeletut pingustust, et seda kõike unustada. Eriti veel siis, kui sul akna taga kogu aeg käib Jaak Mae, Andrus, tule õue, Andrus, lähme näe, kuuled? Jah, kuulen küll. Mae, karjub. Karjub, jah. Mis täidab teie päevi nüüd, kus te enam ei suusata? No nüüd mul on uus hobi, et ma harrastan villaste sokkidega mööda tõrvakatust ronida. Aga no ta mingi adrenaliinilaksu annab kätte, et kas saad lahti või ei saa või... Millal te Mati Alaveri viimati nägite? Iga õhtu näen. Oo. Praegu hüütakse teda unematiks. Et Mati Alaver üldiselt pimedas tuleb tuppa. Tuppa, kus te magate? No ikka. Mina olen voodis juba. Kuulen, krabin hakkab peale Mati kohal. Unemati siis, noh. Ja siis tal on kaasas kotike, sees on väga hea liiv. Ja siis see paneb kohe magama. Kohe. Ja siis ma olen küsinud, et Mati, kus sa saad selle? Et Saksamaalt toob. Liiva. Aga sellest ma ei tohi tegelikult rääkida. Mati Karlovitšile ei meeldi, kui ma sellest räägin. Et niimoodi konkreetselt kohe ütlebki. Uneliivast, mitte kellelegi, mitte piuksugi. Ma muidugi loodan, et te lõikate selle koha välja, et jama ei tule. Ja. Aga aitäh, Andrus Veerpalu, selle kaua oodatud intervjuu eest ja ilusaid unenägusid. Kuradi.